ja selle vestluse lõpetuseks pärast küsida ka küsimusi, nii et mõelge selle peale, meil on ka 2 auhinda, mille siis parimad või kõnevamad või lahedamad küsimused valib välja Elisabeth. 2 auhinda on meil ka. Head kuulamist. Tere kõigile ja väga hea meel on, hästi suur üllatus oli see, et minuga oled ühendust ja kutsuti mind täna Petrakalist. Me tõepoolest tunneme juba lapsepõlvest, et see lapsepõlv oli meil selles mõttes, et meie isad, Tõnu Tamm ja Kaarel Killet olid samuti väga head sõbrad ja ka koosloojad, kes siis sellise duona laulsid vanu esimese vabariigi aegseid laule. Keegi ütles mulle, et ei tohi esimene vabariik öelda, see on jätkuv. Et siis jah, aga me saame vabariigi aegseid laule. Ja meie mõlema lapsepõlv tegelikult möödus nende laulude kajas ja me suvitasime ka võrdlemisi lähestikku, et need suvised ujumised ja muud mõllud on ka meelde jäänud. Sellepärast oli hästi hea meel, et ma sain täna selle võimaluse selle küsimusi esitada. Ja võib-olla kuulajatele teadmiseks, et raamatu pealkiri on Kreevis suhete alge ja see koosneb 3 osast. Et need Elisabethi artiklid jagunesid kenasti 3 valdkonda. Kõigepealt suhted teiste inimestega, siis suhted iseendaga ja lõpetuseks suhted tööga. Ja mina sellise korraliku õpilasena töötasin selle raamatu läbi ja ma mõtlesin, et alustuseks võib-olla viitangi sellele, et kust see pealkiri tuleb, Kreevis suhete alge. Et see on olukord, kus üks lakkamatult võtab ja teine ööd, kui päevad nõndu annab, et kas pole säärastes Kreevis suhetes peidus maailma kõikide konfliktide alge, sa küsid. Tahad sa ise alustuseks natukene kommenteerida, et miks just kirjutamine suhetest ja kas inimsuhted on lõplikult meil Kreevis? No kõigepealt ma tahaksin tänada selle võimaluse eest, et mul on ju tegelikult kirjutamine alati meeldinud ja ma olen väikesest saadik kirjutanud, aga et kui nüüd on mul võimalus need oma mõtisklused nii-öelda kanda inimeste ette ja tõepoolest keegi neid ka loeb, et siis see on tegelikult suur privileeg. Aga no, ma arvan, et me kõik oleme inimestena natuke sarnased ja natuke erinevad ja mulle näib, et on 2 liiki inimesi. No kindlasti on seal mingeid veel liigitusi, aga ütleme, et ühed on sellised, kes lahendavad oma probleeme ja langetavad otsuseid niimoodi, et nad peavad kellegagi selle läbi rääkima. Näiteks sõbrannadega või sõpradega. Aga teised on sellised, kes peavad oma mured nii-öelda või siis mõtted, mis neil peas keerlevad, lahti kirjutama. Ja mina kuulun kindlasti nende viimaste hulka. Et ma olen alati lapsepõlvest saadik olema kirjutanud, siin raamatus ma viitan ka oma väikesele valgele kaustikule, mille peale oli kirjutatud minu mõtisklused. Noh, nüüd ei ole eriti midagi muutunud, kui selle valge kaustiku asemel on siis kollane raamat. Aga jah, et ma ei tea, kui tavaline see on, aga kindlasti väga paljud inimesed tegelikult võib-olla peavad päevikut ja kirjutavad oma muresid lahti. Ja see on teatavat laadi teraapiline tegevus tegelikult. Ja ega siis ilma asjata ei öelda, et seda loodut on loojale endale rohkem vaja kui teistele. Et ma ju tegelikult algas see kõik nii-öelda iseenda sisemisest vajadusest kirjutada ja kui seda lõpuks märgati, selle eest ma olen väga-väga tänulik.
aga mis puudutab nüüd seda, et kas inimsuhted on kreenis lõplikult, no ma arvan, et pigem ei ole. Ja tänapäeval on küll palju igasuguseid probleeme seoses sellega, et aeg on, meid ümbritsev aeg on kuidagi selline väga, no millist sõna kasutada, keeruline. Just siia sõites arutasin oma lähedastega autos, et miks me kõik tunneme, et kõigil on raske. Noh, kogu aeg on nagu õhus mingi selline tundmus, et kõigil on raske. Aga ma arvan, et just selle kiuste tuleks märgata ka seda, et mis on hästi. Ja seetõttu, kui mina saan, ütleme, oma mõtteid paberile panna või keegi neid loeb, siis selle eest ma olen sügavalt tänulik. Väga tore, et sa viisid juttu nüüd ühele teemale, millest sa ka ise kirjutad, et me ei kipu ütlema, et meil läheb hästi, kui meie käest keegi küsib, kuidas sul läheb. Et sa kirjutad, et kui küsid eestlaselt, kuidas sul läheb, siis ta vastab kas normaalselt, kiirelt või töiselt. Kuidas sul läheb? No kõik need 3 sõna võib esindavad minu elu hetkel, et mul tõepoolest läheb kiirelt, läheb töiselt. No võib-olla mitte normaalselt, ma arvan, mul läheb päris hästi. Ma julgen öelda, et mul läheb päris hästi. Seda on nii tore kuulata. Naudid endiselt rattasõidu ja jalutamist, millest sa ka nii mõnusasti siin oma artiklites kirjutad. Naudin jalutamist ja ma kõrvalpõikena pean ütlema, et mul on hetkel tõesti käsil sellised keskmisest kiiremad ajad ja kõik see, millest ma seal raamatus kirjutan või oma ütleme nendel veergudel, millele ma tähelepanu juhin, et tuleks võtta aega väikeste asjade tähelepanekuks ja tuleks kas või vaadata seda tihast, kes akna taha lendab, kui on meel kuidagi must või väga raske on olla. Et ma ise olen proovinud niimoodi elada, et ma ei mattuks niisuguste muremõtete alla, sellepärast et ma oma tüübina tegelikult tunnen, et ma olen selline, et ükskõik kui keeruline on, alati seal tunneli lõpus on mingisugune valge. Seda ma nagu tunnen. Aga ma pean ütlema, et kõiki neid näpunäiteid mul praegu endal on väga raske järgida, sellepärast et mul ei ole lihtsalt üldse aega nende asjade jaoks. Ja see tähendab muidugi seda, et peab vaatama peeglisse ja mõtlema, et võib-olla ma olen endale natuke liiga palju krabanud igasuguseid kohustusi ja toiminguid, et äkki tuleks millestki loobuda või millelegi ei öelda. Või siis suhtuda sellesse nii, et praegu on nii ja varsti läheb see mööda. Ja, aga läheme siis veel sinu artiklites toodud mõtteid mööda. Mulle väga sinu lugudes meeldib see, et sa püstitad hästi palju küsimusi. Et mul oli väga lihtne töö täna, sellepärast et lihtsalt lugesin su jutte ja kirjutasin küsimused üles. Ja kui sa vastust ei tea, siis sa kirjutadki selles oma loos niimoodi, et sa ei tea sellele vastust. Aga sa püüad ennast asetada selle küsimuse keskele ja vastata lähtuvalt sellest, mida sina oled tundnud või mis sinu elus on ette tulnud. Näiteks tänulikkuse küsimus. Et sa küsidki, et kuidas anda nii, et vastu midagi ei oota. Et vahel me ootame vastu ju tegelikult isegi lastelt. Et ta võiks aitähki öelda, kui sa näiteks talle kõik ära teeniks. Et millises seisus sina hetkel oled, et kas sa suudad olla tänulik ka siis, kui keegi mitte midagi vastu ei anna ja ainult võtab? Ja oled sa kunagi ka lastelt aitäh oodanud? Nojah, et see ongi selline tegelikult suur dilemma, et kuidas siis elada nii, et me ei ootagi nagu justkui seda, et meile tullakse pai tegema ja aitäh ütlema, sest tegelikult inimestena me ju kõik vajame seda. Isegi kõige suuremad suveräänid, kes ütlevad, et mul ei ole vaja mingisuguseid tänusõnu või mul ei ole vaja kiitust. Et tegelikult ma arvan, me kõik januneme selle järele. Ja eks ma olen püüdnud ja tundnud ka kibedust, et miks temal läheb nii ja minul läheb naa või et ma ju ometigi andsin endast nii palju ja tagasi ei saanud justkui nagu mitte midagi.
hoolimata sellest, et näiteks minu amet on selline, kust ma iga õhtu saan midagi tagasi, et kui palju inimesi on selliseid, kes teevad oma tööd päevast päeva ja midagi tagasi ei saa, aga näitlejad ikkagi lähevad lavale ja võtavad aplausi vastu, ükskõik kui väike roll parasjagu sul sel õhtul oli. Et selles mõttes see õpetab ikkagi, vähemalt mulle on õpetanud sellist tänulikkust, ja tuleb iseendale tegelikult kõik need ausambad püsti panna, sest et siinkohal meenub mulle ka ühe mu sõbra lause, kes ütles, et selline elu, kui sa elad nii, et sa kogu aeg ootad, et elu on sulle justkui nagu midagi võlgu, et see on üks halb elu, et see on selline elu, mis tekitab liigset kibestumust ja sellist nagu rahulolematust, ja ma arvan, et selline seis ei ole mitte lihtsalt loomingulisele inimesele, vaid ükskõik millisele inimesele, see ei ole hea olek, kus olla. Kui ma nüüd katsin su vastust kuidagi. Katsid küll, jaa. Ja tegelikult sa kirjutad ka väga toredasti seda, et kuidas sa vanusega järjest rohkem saad vastuseid nendele küsimustele, mis sinu ees on seisnud ja kuidas sa ka muutud tolerantsiks. Erinevatest lugudest tuleb välja siis need nipid, kuidas tolerantne olla. Ja sa kirjutad toredasti seda, et sa eeldad inimestest alati head ja et see ongi inimlik, et eeldatakse, et sinuga sarnaste hobidega inimesed on head või sarnaseid asju omavad inimesed on head, näiteks, et kõik koeraomanikud on toredasti head või et kui sul on sama marki auto, et siis see inimene, kellel on sama marki auto, et see on kindlasti alati hea, et siis on sinu elus olnud üllatusi, et see ei pruugi nii olla. Ja sa oled jõudnud siis selleni soovini, et suudaksid mõista kõiki neid inimesi, kes mõtlevad teistmoodi ja võtta seda niimoodi, et see, kuidas nemad mõtlevad, see on huvitav. Mitte see ei traumeeriksid. Tahad sa natuke laiendada seda? No, ma pean ütlema, et üks asi on muidugi see, mida ma kirjutan ja teine asi on see, mis on päris elu. Et päris elus, kui küsida minu abikaasa või minu poja käest, kes seal seisavad tagasihoidlikult vastu riiulit surutud, et siis no kindlasti ma tolerantne inimene ei ole. Et ikkagi on valesti pandud sokid või valesti asetatud jalanõud või üldse liiva on liiga palju või prügi on liiga palju või tolmu on liiga palju. See on ikkagi nagu selles suhtes ma mingit erilist tolerantsi üles näidata ei oska. Vähemalt ma olen aastate jooksul püüdnud ennast lohakamaks sundida, sest et ma näen, et see liigne korraarmastus, et seda on mulle ka õpetanud minu sõbrannad, et vaata mujale, on näiteks öelnud minu sõbranna Liisu, et ära tee välja, et las see liivahunnik olla seal, on ju. Aga ma ütlen, et ma olen selles osas tõesti suurt tolerantsi ei näita välja, et kui ma ikkagi peale etendust õhtul koju tulen, siis ma ei saa enne rahulikult diivanil istuda, kui ma ikkagi olen käinud üle selle isikumati. Et ma tean, et see on haiglane ikkagi seisukord, et see ei ole päris terve. Aga ma tõesti püüan, et ma nii palju sellele tähelepanu ei pööraks, sest tõesti elus on muid asju ka. Aga samas elu koosneb ikkagi pisiasjadest ja kui pisiasjad kuhjuvad ja need ärritavad meid, siis on ka kogu see tervikpilt üsna segane ja kui ka ümbrus on segane, siis su hinges on ka segadus. Aga mis puudutab nüüd sellest, et kuidas tulla toime inimestega, kellel on erinevad vaated, sellest võiks nagu tunde ja tunde heietada. Ja me alles hiljuti elasime üle aja, kus siis minu meelest tuli see inimeste erinevus eriti reljeefselt välja, et olid vaktsiinivastalised, olid maskivastalised, olid üldse igasuguste piirangute vastalised ja et kuidas see siis mu enda ringkonnas oli selliseid inimesi, kellega ma tundsin, et ta on tore inimene, ma saan temaga läbi, aga see üks asi, et temal oli see, mis mulle tundus arusaamatu, et kuidas ta siis nagu käitub niimoodi. Et mina arvan, et reeglid on meile kõigile täitmiseks ja ühiskond toimibki nii, et kõik peavad neid reegleid täitma.
aga mulle näib, et väga palju on selliseid, ma ei tea, kas see tuleb sellest meie nõukogudeaegsest taagast, väga palju on selliseid inimesi, kes mõtlevad, et ikkagi on cool nagu läbi lipsata sellest reeglite sellisest lõhest. täna hommikul näiteks ma jalutasin koeraga ja mõtlesin, et võib-olla järgmise kolumni ma kirjutan sellest, et ma armastan mõningaid asju elus ja ühed neist on tänavapesuautod näiteks, sest nad on sellised mõnusad, kompaktsed nagu asjandused, sulisevad ja surisevad mõnusasti ja teevad puhtaks meie tänavad, mis praegu võib öelda, et on täiesti kohutav. Tallinna linn on tolmune, kivine, klibune, must ja kui see tänavapesuauto tuleb, siis ma tunnen enda sees sellist turvalist nagu sellist, et saab puhtaks. Ja Kalamajas on siis, oli üks tänav, kus oli pandud see parkimist keelav ajutine märk ja tänase kuupäevaga ja kellaaeg siis ja oli puhastus kirjutatud sinna peale. Ja keegi inimene arvas, et on väga mõistlik võtta see märk ja panna see lihtsalt vastu seina. Ja ma tundsin täpselt niimoodi, et mis mõttes, et see on ju pandud, see märk on meile pandud ju meie kõikide elu hüvanguks nii-öelda, et meil kõigil oleks parem olla. Ja ma täpselt ei saa aru, ma ei oska näppu peale panna, millest mul tuleb see, et ma tahan, et kõik oleks nii väga nagu reeglite järgi. Võib-olla see tuleb mu kasvatusest või keskkonnast, kust ma pärinen. Aga jah, mind nagu ärritab või ütleme, tekitab arusaamatusi, miks on vaja käituda niimoodi. Et ma samas saan ka aru, et Kalamaja tänavad on kitsad ja kui sa elad seal ja sul tõepoolest polegi seda autot kuhugi parkida, kas see on siis juba korralduslikult niimoodi, et peaks nagu teistmoodi kuidagi tegema, et kas mis need autod paneme näiteks teisele poole tänava äärt, et ühel õhtul on siis sealpool, hommikul saab täna minu lemmik tänavapesuauto sealt mööda sõita ja siis teha teistpidi, miks nad minu käest ei küsi, mul oleks väga palju igasuguseid ettepanekuid, kuidas teha. Aga et ühesõnaga, et ma räägin, et sellel teemal võib arutada väga palju, et kui on inimesed, kes ei justkui vasta meie arusaamale nii-öelda õigest käitumisest, kuidas siis, no kuidas neid, ma isegi ei ütle, kuidas neid armastada, aga et kuidas nendega nagu hakkama saada. Sa lähed siit veel tegelikult edasi oma tekstides ja arutled ju ka selle üle, et Ukraina sõda ja need koledused, mis praegu maailmas toimuvad, et kusagil on ju inimesed, kes neid korda saadavad, et kas üldse on võimalik kuidagi sellist julgust mõista või sellega ühel lainel olla ja et selgelt see ei ole võimalik, et mida siis endaga teha, et üldse praegu mitte väga sügavasse depressiooni langeda. Sul on näpunäiteid selle kohta ka oma tekstis, jah, et ühe negatiivse mõtte kohta genereerida 3 positiivset. Kas see päriselt tuleb, kas ta proovib, kas see töötab? Jah, ma kuulsin seda, oli suurepärane Plektrumi saade, kus oli Helen Lotman, kes on operaator ja kes on ühtlasi tegelenud ka aju toimimise uuringute, mehhanismide uurimisega väga palju ja tema ütles selle lause, et tõepoolest on vaja nagu ühe negatiivse mõtte lihtsalt mitte nagu positiivseks muutmiseks, vaid neutraliseerimiseks on vaja mõelda 3 positiivset mõtet. See on minu meelest väga-väga raske, et katsuge, proovige seda, et see muidugi ma olen proovinud omal moel seda teha, et kui ikkagi meel läheb väga mõruks ja mustaks, siis noh, me peame ju, meil ei meeldi selline seisund, kellelegi ei meeldi selline seisund, kui on paha, et ikkagi tuleb midagi ette võtta siis ja noh, õnneks olen senimaani vastu pidanud. Ja sa kirjutad ka sellest, et sul on sellised erilised ajad, see on hommik, kui sa kohvi jood, keegi tõesis sellepärast, et sa tegeled siis sellise omalaadse mediteerimisega, et sul on mingid mantrad, oma loodud väiksed mantrad, mida sa endale kordad. Kas sa oled nõus jagama ka mõtted? See on midagi väga isiklikku. No, need on isiklikud ja ütleme nii, et küllaltki primitiivsed asjad on, primitiivsed väikesed lausejupikesed.
mida iga inimene võib tegelikult endale ise valmis mõelda. ja mina olen seda teinud, ma olen ka, kuna ma ka lähtuvalt oma isa pärimusest või pärandist joonistan vahel aeg-ajalt, et ma olen ka nende lausete juurde joonistanud selliseid väikseid pildikesi. et need tõepoolest mind isiklikult aitavad ka näiteks, kui on raske uinuda, siis minul üldiselt ei ole raske uinuda, minu pea kukub patja ja ma jään umbes 2 sekundiga magama. aga et kui on selliseid hetki, kui on raske uinuda, siis tuleks ka selliseid positiivseid, väikesi lausejupikesi endale öelda, et need tõepoolest töötavad. seda ma olen omal nahal proovinud ja katsetanud ja võin öelda, et andke minna. Õige, aga nüüd me jõudsimegi oma isade nõuannete juurde, et mulle sinu raamatut lugedes, kus sa ka mitut oma isa head elunõuannet välja tood, tuli meelde see Siin ja praegu saade, mida Jüri Jaarma tegi meie mõlema isaga koos ja kus sinu isa nii toredasti ütles, et üks tuntud näitleja, ükstaskõik kuidas tal see päev läks või kuidas tal see etendus läks või mis elus toimus, läks hommikul peegli ette ja ütles, et ikka olen andekas. Kas sul on ka vaja endale sellist kinnitust teinekord? Mitte teinekord, vaid väga sageli, et jah, et ma ütleme, olen keskmisest sellise kõikuvama, ma ei taha öelda madala, vaid kõikuvama enesehinnanguga. et me kõik sõltume mingisugustest asjadest, välistest teguritest, mis viga olla siis kuidagi selline hästi endaga sõber, kui sul elus kõik ümberringi hästi läheb, et siis me ju saame kõik hakkama, aga kui juhtuvad mingisugused kasvõi väikesed kriipsud või kraapsud tulevad vahele või komistused, siis ju see kõik kuidagi, mis sa oled üles ehitanud, mureneb. ja tegelikult need on sellised võib-olla kõrvalseisjale sellised lihtsakesed ja banaalsed asjad, aga need töötavad paraku, midagi teha ei ole. Et kui hommikul üles tõusta ja öelda, et täna tuleb imeilus päev või minna peegli juurde ja tõesti vaadata sellele inimesele hommikul otsa, mitte siis, kui ta näeb välja selline, kui ta on tulnud kuskilt juuksuritoolist ja Krimmitoast, vaid et hommikul, kui ta sealt padja pealt tõuseb, vaadata endale otsa ja öelda, et ikka oled armas, just nimelt, et need on kõik sellised pisikesed asjad, aga tegelikult võib-olla väga vajalikud asjad. Ja alguses tunduvad need kuidagi, et kuidas ma hakkan sellist asja tegema, et see on nagu imelik või eriti minu meelest nagu meil eestlastel ei ole kombeks iseenda kohta öelda, et päris hästi tuli mul välja näiteks või et ma olen päris hea selles. Et meil on ka kasvatatud nii, et justkui see ei sobi öelda niimoodi enda kohta, siis meile tundub justkui, et me läheksime uhkeks või nina läheb püsti. Aga ma arvan, et tegelikult on vaja ka iseendale õlale patsutada aeg-ajalt ja öelda, et vot, tuligi hästi välja. Sa läheme siit jälle sama liinidest edasi, et sa võrdled ühes loos koristamist ja hingekoristamist. Täpselt samamoodi nagu tuba tuleb korda teha, tuleb aeg-ajalt oma hing ka ära koristada. Millal sa viimati oma hinge koristasid ja kuidas sa teed seda? Nojah, eks need on kõik sellised asjad, millele võib-olla niimoodi on raske vastata, aga neid tuleb ikka aeg-ajalt ette võtta, selliseid hingekoristusi siis nii-öelda, et mitte, vähemalt minul on seda vaja, sest et mina mattun kiiresti selliste, kui kõike on korraga liiga palju, siis ma kuidagi mattun nende asjade alla ja siis tuleb see fookus kuidagi tagasi saada. Ja seetõttu mind väga aitab ikkagi see, et kui ma saan looduses viibida, sinna ei ole midagi teha, lihtsalt loodus on suurepärane pingete maandaja ja tegelikult on ka sõpradega koos viibimine on väga oluline. Et kõiki neid asju, selliseid lihtsaid, tavalisi asju tuleb teha selleks, et kuidagi püsti püsida. Ja kirjeldad sa oma lugudes ka seda, et mis asi on sotsiaalmeedia müra, mis meid ümbritseb ja kuidas see inimese ärevaks teeb.
ja et kuidas sellest võiks tõesti loobuda, et pigem vaata aknast välja seda, et see teeb olukorra paremaks. jah, no need on jälle sellised laused, mida on lihtne öelda, raske ise kasutada ja et ma siin mõni aeg tagasi tegin ka endale sellise Instagrami paastu, et ma eemaldasin telefonist Instagrami äpi ja mõtlesin, et see kuidagi lahendab mingisuguseid ärevusega seotud probleeme ja tõepoolest, tegelikult mitte midagi ei juhtunud. Ma ei langenud mingisugusesse FOMOsse ega mu käed ei hakanud higistama, mul ei tekkinud võõrutusnähte. Et kui me ju võtame selle Instagrami lahti, sealt tuleb nii palju igasuguseid õpetussõnu, mida peab sööma, mida peab jooma, mis kell peab hommikul tõusma, sa pead olema kella 5 hommikuklubi liige, sa pead olema, ma ei tea, mingisuguse paastumise klubi liige, lihtsalt ise ma mõtlen ka, et ma ei taha enam vaadata neid asju, et see, mis vanasti algas sellena, et sinna tulid lihtsalt ilusad pildid või koerte pildid, siis ma mõtlen, et miks ma pean vaatama Instagramist koerte pilte, kui mul endal on maailma kõige toredam koer ja ma võin vaadata teda, on ju. Et aga noh, need on ju kõik sellised asjad, et kui ma tegin siis selle Instagrami paastu, siis ma avastasin, et okei, et aga siis mul oli Facebook, et ma võin ju seda ka kasutada, eks ole. Et siis asendus see kiiresti Facebooki või siis veel on selline tore koht nagu Pinterest, et seal on ju ka kõik inimesed on nii kohutavalt ilusad. Halli peaga naised on nii õudselt ilusad, mina vaatan enda halle juukseid, mõtlen, issa, mis kohutav kohuke kasvab peast välja. No õnneks praegu ei näe, jah. Aga et ühesõnaga see kõik on ju selline libamaailm ja tegelikult selline, noh, ei soodusta meelerahu mitte mingil moel, sest et me kõik kogu aeg paneme ennast kellegagi võrdlusesse ja kui sa ennast kellegagi võrdled, siis sa alati võid jääda kaotajaks. Võid ka võitjaks tulla, kui sa oled nii kõva mutt või tüüp. Aga reeglina me ju ikkagi jääme kaotajateks ja see, no milleks seda vaja on? Võrdlemine ja kadedus on küll ka need teemad, millest sa räägid ja sa ütled täitsa ausalt, et sina oled ka kadedust tundnud ja sa räägid sellest, kuidas te ükskord oma isaga vestlesite sellel teemal ja isa ütles sulle ühe elutärkuse selle kohta, et sa kellegi suhtes tundsid kadedust, ütlesid, et temal on kõik nii hästi või tal läheb tööl nii hästi, tahaks ka, sa mäletad, mis isa ütles, see on lehekülg 57. Mäletan väga hästi, isa ütles selle peale, et kas sa tahaksid kõiki neid rolle mängida, mida see sinu ihaldatud kolleeg mängib. Ja siis ma mõtlesin ja ütlesin talle, et tõepoolest ei taha. Ja siis isa ütles selle peale, no et siis, et tegelikult me ju kadestame ühte mingisugust peenikest pilu selle inimese saavutustest või elust. Et me ei tahaks ju elada seda sama elu nii-öelda 100%, mida elab see inimene, keda me kadestame. Et pigem võiks vaadata sellest kuidagi aspektist, et mis on meie endi elus hästi. See on raske sellel hetkel, kui sind tabab selline enesehinnangu langus ja sulle tundub, et nagu ma enne ütlesin, elu on sulle nagu nii palju võlgu, siis on väga raske leida enda elus midagi sellist, mis on hästi, kus parajasti on halvasti. Aga praegu ma võin tõepoolest öelda, et ma vaatasin oma isa, tema elu nii-öelda, noh, see kõlab nagu kuidagi fataalselt, aga viimases etapis või praegu takkajärgi võin öelda, et tavaliselt inimesed vananedes muutuvad, noh, nende vead kuidagi võimenduvad ja nad lähevad, noh, millegi pärast nagu kuidagi tigedamaks lähevad vanainimesed. Aga tõesti, minu isa muutus paremaks, kui ta oli noorena. Et ma ei tea, mis mäniriisikaid nad seal põhjarannikul emaga koos sõid ja mis nendega seal juhtus, aga kui nad sinna elama läksid, ema elab mul praegu seal, et nad tõesti, nad on nagu paremad inimesed vanadena, kui nad olid noortena, kui ma nii võin öelda. Et selles mõttes, mis puudutab seda kadedust, siis praegu näiteks ma võin küll tõesti täiesti siiralt öelda, et kui ma vaatan mõnda kolleegi, siis ma pigem tunnen rõõmu tema saavutuse üle või soorituse üle, kui see on midagi väga sellist ekstraordinaarset. Ma tunnen, et see on nii tore, et tal läheb hästi. Ma ei tunne kadedust tõsiselt, et ma
ma ei tea, mul on see on kuidagi ajaga täiesti ära lahtunud, et või on siis elu andnud mulle nii palju, et ma ei peagi tundma ka tähtsust. Selline isiklik küsimus ka, et kas sa oled isa telefoninumbri oma mobiilist ära kustutanud? Olen. Seda on alati raske teha, see on. Jah, ja ma nüüd saab selle aasta augustis saab 4 aastat juba, kui teda meie hulgas ei ole. Ja nüüd ma võin tunda, või võin öelda, et ma võib-olla päris iga päev tema peale ei mõtle. Aga unes näed teda? Tuleb ta sul unes õpetama või midagi? Ei ole tulnud jah. Võib-olla veel ei ole tulnud. Sa oma lugudes esitad, eks ole, ise endale küsimusi, teistele küsimusi. Võib-olla, ütlen korra vahele, võib-olla ma lihtsalt olen niivõrd rumal, et ma ei oska kõikidele asjadele vastata, sellepärast hea lihtne on nagu küsimus õppimisele. Jah, aga kuna sa esitad neid ka endale, siis ongi selline üldine küsimus ka, et kui hästi sa arvad, et sa ise ennast tunned, kas sa suudad ennast veel üllatada? Vaata, sa kirjutanud seal ka sellest näiteks, et sul üldse meeldi reisida, aga siis jälle ükskord tuli selline hetk, et üksinda lähen, pere ka ei tule kaasa, keegi ei tule kaasa, üllatasid ennast sellega. Et tuleb sul ette sellised üllatusi ise endale, enda poolt? No jah, tegelikult olen selline inimene, et mul on üsna kõvad põhimõtted ja postulaadid, mida ma aeg-ajalt endale ütlen ja siis, aga elu on sättinud kuidagi nii, et nii kui ma olen mingisuguse kõva nagu põhimõtte välja öelnud, et vaat mina mitte kunagi 3 punkti või mina alati 3 punkti või et mulle ei 3 punkti või mulle jaa, et siis elu keerab kohe mulle sellise lehekülje, et palun väga, et siin on nüüd siis ja ma pean neid oma sõnu sööma. Et just hiljuti mul oli selline roll teatris, kus tegemist oli sellise täiesti moodsa, modernse lavastusega ja enne seda ma olen mõelnud, et mind see moodne teater, nagu see füüsiline teater ja see mind nii väga nagu ei tõmba, et pigem ma olen selline klassikalise, traditsioonilise, psühholoogilise teatri pooldaja. Ja palun väga, siis tuli üks lavastaja ja üks materjal, mis on absoluutselt kaasaegne, seal on esindatud kõik videokunstid ja igasugused kehalised eneseväljendused, kui nii võib öelda, ja ma tegin seda suure rõõmu, entusiasmi ja armastusega ja ei kahelnud üldse, et mulle see ei peaks justkui nagu meeldima, et jah, siis sellele küsimusele vastates võib järeldada, et ega ma nagu iseennast absoluutselt ei tunne. Ja suur üllatus tegelikult oli ka see, et ma ikkagi olen saanud hakkama sellega, et ma iga kuu olen kirjutanud edasile veergu. Et ausalt öeldes, kuna ma tõesti kõhklesin nii palju, nagu Jaanek rääkis sellest ja ma vaatasin üle ka meie mingisugust kirjavahetust, mis vist läks tagasi aastasse umbes 2016 midagi sellist. Mul oli päris häbi ausalt öeldes vaadata seda, sest et iga Jaaneku ettepaneku peale ma ütlesin, et aitäh, ma ei soovi, aitäh, ma ei ole huvitatud, ei, ma praegu ei saa ja midagi sellist, et see lõpuks ikkagi teoks sai, see on mind ennast ka üllatab tõesti. No meie lugejatena muidugi arvame, et me saame sinu kohta ikkagi teada siin asju, et siin on meile ka üllatusi, aga et me saame sind tundma palju paremini. Tänu sellele raamatu. Olen ikkagi püüdnud, kui mitte alati 100% siiralt, siis vähemalt püüdnud kuidagi ehedalt ennast väljendada. Et ma arvan, et kui ma ise kirjutan täpselt sellest, mida ma mõtlen ja ma pärast sellepärast ei pea vabandama või piinlikkust tundma, et siis on seda teistel ka huvitavam lugeda. Läheme töö juurde ka. Et sa oled kirjutanud ka sellest, et sa oled inimeste vaatleja. Ilmselt näitlejad juba koolis õpivad inimesi vaatlema ja võib-olla ka selle pealt siis rolle tulevikus tegema. Et millised sinu kogemused sinu töös, mida sa saaksid välja tuua, on sellised, kus sa oled kasutanud tõesti oma vaatluste tulemusi seal töös. Et kas oskad sellest näidata tuua? Tegelikult on niimoodi, et iga uue tööga algab selline,
see kõlab suurelt, aga selline nagu maailma loomine otsast peale, et kui sa saad rolli, siis sa tegelikult ju hakkad seda inimest nii-öelda kokku panema ja see, ma ei taha väga pikalt sellest rääkida, sest et võib-olla kõrvalseisjale, kõrvalpilgule see teatritöö või näitlejatöö on natuke selline voodoo sigatüüpa kooli selline mingisugune võlukunsti asi, et me kasutame selliseid sõnu nagu emotsionaalne mälu ja sisseelamisvõime ja need on kõik natukene sellised justkui nagu mingisugused alkeemiku või nõiakunsti sõnad, aga mina praktiliselt alati võin öelda 100% mõtlen mingi konkreetse inimese peale, kui ma mõnda rolli loon ja see on mind väga-väga palju aidanud. Et jah, minul on nagu lihtsam liikuda niimoodi, alustada, mingi hetk see siis loomulikult kaob ära, sa justkui nagu tõlgid selle inimese, selle kirjaniku poolt kirjutatud inimese iseenda keelde, aga mind aitab see, kui ma füüsiliselt tõesti mõtlen mingi inimese peale, jälgin teda või olen teda jälgin mälu järgi, meenutan teda kuidagi, et see mind aitab küll jah. Selles mõttes need inimvaatlused, ma mäletan, minu abikaasa ütles mulle ükskord, et pane vähemalt suu kinni, kui sa inimesi vaatad. et jah, minu üks lemmiktegevusi on istuda kohvikulauas ja vaadata möödakäivaid inimesi, et ja ma olen tõesti, kui me siis alustasime kooselu ilmselt, siis mul vajus veel suu ka lahti, kui ma neid vaatasin, et jah, see on mulle alati meeldinud ja mulle meeldib ka tegelikult natukene teiste inimeste kodude akendest sisse vaadata. Näitlejal on, eks ole, ju see privileeg, et ta saab elada hästi mitut elu, et laval elab palju hästi erinevaid elusid. Et on need sinu rollid ka toonud sinu tavaellu midagi kaasa selles mõttes, et on need sind kuidagi õpetanud, on need sind õpetanud mingisuguseid situatsioone kas kergemalt võtma või lahendama või on need sul andnud selles mõttes ka tuge elus? jah, alati iga roll, mida sa teed, tegelikult õpetab sind ennast, et mina olen küll seda meelt, et või siis on see tegemist ka minu sellise mingisuguse, ma ei taha öelda tagasihoidlikkusega, aga võib-olla mingi alandlikkusega, et ma mõtlen küll niipidi, et rollid õpetavad mind elama, mitte mina ei õpeta neid rolle või justkui nagu mina ei anna nendele rollidele nii palju, kui need rollid on andnud minule. Et kindlasti mul on olnud õnne tõesti kehastada väga erinevaid tüüpe ja nad kõik ütleme see, mis on hästi välja tulnud, et see ikkagi ütleme, annab ka sulle elus sellist enesekindlust ja sisu. Just öeldud. Ja me armsad lugejad tahame öelda, et me anname teile ka peatselt võimaluse küsimusteks, aga enne tahaks veel küsida, et mida sina endale praegu selle hetkes soovid? Et mis võiks olla, kas need kohvikud ja loodus ja jalutamine või on mingid teistsuguseks? Ma lugesin hiljuti, et vanadel kreeklastel ja roomlastel oli siis selline uskumus, et loojaid, inimesi, kes tegelevad mingisuguse loominguga, ükskõik millise loominguga, et neid külastavad aeg-ajalt sellised jumalused või haiged. Roomlased nimetasidki seda siis geeniuseks. Et geenius oli siis keegi, kes aeg-ajalt tuli koju, just nagu ma ei tea, Harry Potteris see Tobi, kes aitas majapidamistöid teha ja koristas maja. Tuli selle looja juurde ja aitas tal siis tegeleda loominguga. Ja ma tahaksin, et see geenius tuleks ja külastaks mind sagedamini. Sagedamini, see on käinud. Jah, ta on käinud, et sellega tehti minu meelest renessansi ajal, samas raamatus oli sellest juttu, aga renessansi ajal tehti suur viga, kui ütleme, geenius võrdsustati selle inimesega, kes loojaga nii-öelda. Ja seetõttu tekkis sellele inimesele, kes oli siis kas kunstnik või keegi, kes tegeles loominguga, tohutu suur paine, et ta on nagu geenius. Aga kui sa eristad geeniuse sellest loojast, et ta käib aeg-ajalt külas mul,
siis minu meelest on see kuidagi väga vabastav ja võtab ka sellelt inimeselt ära sellise kohustuse ja ka alluvuse selle kriitikapainele. Et noh, läks seekord nii, mis siis ikka, midagi ei juhtu, ma ei sure sellest ära, et kriitika kirjutas mu kohta midagi halvasti või arvustas mu. Ma soovin sulle, et see Geenius sind sageli külastaks, aga veel viimase küsimusena, et aga mida sa soovid oma lähedastele lastele ja sõpradele? Et mida sa võiksid neile soovida praeguses eluhetkes ja kõiges selles, mis ümberringi maailmas on või ei ole? No, tahaks vastata klassiku sõnadega, et nalja peab saama, muidu mina ei mängi. Et soovin, et kõigil oleks ikka elus natuke nalja ka. Et maru tõsiseks kipub muidu asi ära minema. Aitäh sulle ja nüüd ma arvan, et ongi see hetk, kus Janek on seal mikrofoniga, et kõik, kellel on Elisabethile küsimust, saavad praegu seda nii ma võin öelda sulle Beta. Ma mõtlesin, et küsiks sult hoopis nii, et mida küsiks sinu käest sinu vanaema või minu vanaema Asta, kui ta oleks siin? Ma arvan, et ta kõigepealt teeksid. Tule siia. Mis materjal see sul on? Ma lihtsalt teadmiseks ütlen, et meie vanaema oli see, mille öökapil oli vist 4 raamatut ja need olid pooleli ja mina ja Beta oleme pärinud selle hulluse. Ja muuseas ka selle hulluse, et lugeda voodis. Sest et ka Asta luges alati voodis ja tal oli seal ka küpsisepakk muideks ja kommikotikene oli peidetud öökappi, nii et meie ja minul pole küpsisepakki, vaid on võileivataldrik. Jah, tunnen sama. Ma arvan, et ta võib-olla teeks ka selle püksimaterjali kohta, ta võtaks sul lihtsalt käest kinni ja vaataks sulle korraks silma. Ma arvan, et see on tema puhul suurim õnnitus. Aitäh sulle, Beta. ja julgelt veel küsimusi. Ja käega lähva. Tere Elisabeth, ma jäin natukene hiljaks, aga kuulasin taksos kogu aeg nagu laivis. Et mina olen Raili ja olen ka samast Euroopa parimast kogukonnast nagu sinagi, Kalamäest. Kalamaja muuseum sai ju 2024 parima tiitli. Kas sa unistad tihti? Niimoodi niisugune küsimus. Unistan muidugi, ma arvan, et kõik inimesed tegelikult unistavad, võib-olla ei oska seda nii suurelt sõnastada, aga me ju kõik kogu aeg iga päev mõtleme mingisugustele asjadele ja mõtleme, et tulevikus võiks olla nii või naa. Ma unistan küll, ma unistan konkreetselt sellest, et mul saaks valmis see kasvuhoone. Aga kui nüüd natukene laiemaks minna, et Kalamaja 2050, mis siis võiks toimida? Üks prompas või üks mõte? Kalamajas. Kalamajas, just. Mingi suur tore rahvaste kogunemine. Aitäh sulle. Ja veel küsimusi? Aitäh. Mina olen alati mõelnud, kuidas näitlejatel jäävad tekstid pähe. Mida rohkem teksti, kuidas on võimalik? Ma ei ole sellest aru saanud. No kas te koolis pidite õppima luuletusi? Niimoodi jäävad. See tundub nagu täiesti midagi teistmoodi. No niimoodi jäävadki pähe, et lihtsalt tuupides. Või sellesse rolli sisse minnes äkki? No kõigepealt ikkagi tuleb need, kuidas Anthony Hopkins ütleski, et know your lines. Et kõigepealt tuleb ikkagi sõnad pähe õppida, jah. Et aga see on kuidagi, kui sa tegeled, ütleme, 2,5 kuud või 3 kuud on tavaliselt selline proovi tegemise aeg. Et kui sa ühe asjaga tegeled umbes 3 kuud, no igale inimesele, ka kõige kõvema peaga inimesele jäävad need sõnad meelde. Et see on, ütleme, ikkagi näitleja töö puhul see kõige lihtsam asi, et kuidas need sõnad pähe saada.
nad jäävad lihtsalt pähe. Sinna ei ole nagu noh, sinna ei ole mitte midagi teha. On muidugi erinevaid rolle, kui on väga suured monoloogid ja on väga suured nii-öelda tekstiplokid ja mahud, mis tuleb omandada, siis loomulikult tuleb selleks ekstra aega võtta ja tulebki lihtsalt tuimalt tuupida, ega seal midagi muud ei ole. aga kui roll nii-öelda võetakse mängukavast maha, siis mina olen küll selline, mina ei suuda nii-öelda tekste, mida ma olen kunagi omandanud, noh, kui praegu keegi ütleks mulle, et loe Ramita monoloogi, et ma arvan, ma ei tuleks sellega toime. jah. Peeta, kelle Ostapid klubi poolt küsimus, arutasime, et võtame parima küsimuse, mis temaga paar dekaadi tagasi, kui sina olid just saanud sisse näitlemise kooli, siis me olime ühe ühise sõbra soolelööga ühes teises madalasustusega Puumajade rajoonis ja me olime just dekaadi võrra ees ja oleme ikka dekaadi võrra ees mõne asja peal. Välja ei paista. Aga ja siis sa ütlesid, et tahaks teada, mis see elu mõte on. Ja siis need teised kolm, me olime kõik sutsu mullis ja elul ei ole mõtet. Aga küsimus on Ostapid klubi poolt, mis on elu mõte? Paar dekaadi. Ma teadsin, et see küsimus tuleb sinu poolt, sellepärast kui sa hakkasid juba seda sissejuhatust tegema ja see hetk on mul väga hästi meeles. Ma mäletan, me istusime, oli selline kevad, mai või midagi sellist, ilus, imeilus kevadõhtu oli. Aknad olid lahti, sinna rohelusse istusime aknalaua peal. No eks ma olin siis kuskil 20ndate alguses ja siis ongi see maailmavalu võib-olla kõige suurem ja eks ma seda elu mõtet siis ka kuidagi otsisin. No kõige lihtsamalt öeldes, ma arvan, elu mõte on elamine. Tuleb elada ja olla siin ja praegu. Aga ma siia juurde küsiks, et sa ütlesid, et sa ootad, et kasvuhooneseks valmisest, mida sa kasvatama hakkad? Ma panen juba 5. aastat kohusetundlikult ja ikka nagu niimoodi jooksen nagu peaga vastu müüri, et ma panen neid tomatiseemneid kogu aeg sinna topsikestesse ja juba on nii suured umbes need tomatitaimed ka, et tahaks nagu need tomatid lõpuks sinna mulda panna. Tahaks tomatid panna. Ma küsin porgandite kohta ka, et kas sa porgandeid ka kasvatad ja ma kohe ütlen, miks. Ei, porgandeid praegu pole veel plaanis. Pole plaanis, aga äkki peaks. Sellepärast, et sa ise kirjutad siin selles oma raamatus leheküljel 252 väga toredasti, et sa oled kodust saanud kaasa hästi toredad ka sellised eriliste toitude traditsioonid ja inglisalati teema on see nüüd, et sinu isa tegi siis inglisalatit ja see koosnes kergelt õhuliseks klopitud vahukoorest, peeneks riivitud porgandist ja hakitud kreeka pähklitest. Kui tihti sa ise inglisalatit teed? No see toit konkreetselt oli meil jõululaual. See on tavaliselt siuke jõuluroog ja ma arvan, et see pärineb kas mõnest Rootsi või siis Soome ajakirjast, mis ma ei tea, mingisuguste sugulaste kaudu kuidagi sattus meil nõukaajal meie juurde, et ma ei ole seda ise nüüd väga sagedasti küll teinud, aga minu vanemad tegid seda, jah. Ja siis sa oled seda meil meenutanud pardi ja kalkonipraadi. Nendega saad hakkama? Jah, isegi selle aastavahetusel tegime mutikesi, nii et igasugused linnud on sinna ahju läinud, jah. Ja veel, enne kui laseme inimestel küsida selle kõige parema küsimuse, millele auhinnad lähevad ka. Et sa räägid siin sellest, et sa armastad tohutult villaseid sokke. Et villased sokid ongi sinu suur armastus. Ja et võiks proovida elada oma elu nii, et villaseid sokke ei visata ära, kui on auk, vaid et neid parandatakse ja samamoodi parandatakse ka katki siis suhteid. Kas sa sokki oskad parandada? Õnneks mul on vanatädi Salme, kes on küll minu abikaasa vanatädi, kes parandab meie villaseid sokke. Aga kui tema peaks nüüd minema teistele rännuteedele, siis küllap ma selle soki parandamisega ka hakkama saaksin. Saad, kas Salme on ka õpetanud, kuidas suhteid parandada? No kui Salme on nii kaua elanud, et ta on 82 aastane, siis ilmselt oskab ta ka suhteid lappida.
väga tore, aga nüüd on tõesti see hetk, et me hakkame jõudma selle tänase esitluse lõpuni, aga parim küsimus. Üks kas läheb hääletusele või keegi saab veel küsida midagi põrutavat, šokeerivat siia lõpetuseks. Ei tule? Ma küsin ise lõpuküsimuse. Milline lugu sulle endale kõige rohkem meeldib, kui nii võib küsida? Mis esimesena pähe tuleb? Äkki see? Praegu tuli pähe see, kuidas, ma ei mäleta, mis selle pealkirjaks sai, aga see oli see, kuidas ma auto kapoti kaanele käega lajatasin ja vihastasin ühe taksojuhi peale niimoodi, et käitusin, ütleme, et endalegi üllatuslikult, et sa küsisid enne, et kas ma tunnen ennast, et elu paneb sulle kogu aeg selliseid väljakutseid, et see oli küll selline Elisabeth, keda mina varem polnud tundnud ja temaga kokkupuutumine oli üsna hirmutav ja pealegi veel piinlik oli ka tükk aega pärast seda. Jah, et siia lihtsalt selgitusest saate kõik ise lugeda, aga et see autojuht oli natuke süüdi ka. Et see ei olnud päris nii. No see pole päris kindel, kas ta oli see. mulle näis. Mulle näis. Kõik saavad lugeda. Ja, aga tegelikult selle raamatuga sa küll tõestad seda, et sa selline kapoti peale lööja ei ole ja see oligi selline ühekordne üllatus, et erakordselt armsa ja sooja inimesega tegemist, et väga soovitus kõigile. Seda raamatut lugeda, kas või nüüd hea võtta tähe, väga mõnus. Aga meil on siis 2 auhinda, saab mõelda, mis küsimused meil võiks olla. Ja auhinnaks on üks selline puhk, millega saab käia matkamas, saab käia jooksmas, pähe panna, kaela panna. Ja siis on üks pott, millega saab käia poes. Siin on peal edasi ratturid, ilus kollane. No, anname selle kollase ratturikoti siia Ostapi klubile selleks ja siis puhvi anname siis mitu küsimust siin üldse oli, tuletage mulle meelde. Äkki sinna Kalamaja, siia Kalamaja daamile sinise bluusiga anname talle puhvi siis. See on siis Kalamajas näha jooksmas sellise. Jah, et olen õnnelikult sellise lõpuni jõudnud, seda videot saab vaadata ka YouTube'is varsti ja edasi lehel. Ja siit omalt poolt lõpetuseks veel ütlen tõesti, et nüüd me saab autogrammi küsida. Saab raamatut osta ja kes tahab, siin on edasi paberajakirja ka, võtke kaasa, see ongi kaasa võtmiseks, kes tahab tutvuda, millega me veel tegeleme. Ja kõigile tänud kuulamast ja head õhtut.